Käkikeerajate nädala ringvaade. Meie ei oska olla hea eeskuju, seepärast oleme kohutav hoiatus. Sel nädalal vaidlus kaabakate osakaalust poliitikute hulgas. Eesti kohtusüsteem peab jätkama käkikeerajate huvides ja rahaautomaadid ainult sinna, kus raha. Hakkame pihta kohe peale selle lühisõnumi. Take a journey back in time in search of a mystery locked beneath the sea. This January, you will be given the key. We're going to America. Oh, forget it, Boyle. You'll never get next to the likes of her. Don't come any closer. Oh, let go. No, you won't. You are not to see that boy again. I'm the king of the world! What made you think you could put your hands on my fiancée? It's not up to you to save me, Jack. They've got you trapped. If you don't break free, you're gonna die. It's a ship. There's only so many places she can be. Find her. Iceberg! Right ahead! Roll away! The water is freezing and there aren't enough boats. Half the people on the ship are going to die. For God's sake, there's women and children down here! Let us out so we can have a chance! Where are you going? Or to him? You jump, I jump, right? I hope you enjoy your time together! And God shall wipe away all the tears from their eyes, and there shall be no more death. Vaidlus kaabakate osakaalust poliitikute hulgas. Teeneline Eesti käkikeeraja Sven Mikser on vallandanud vaidluse kaabakate osakaalust Eesti poliitikute hulgas. Kui meie õieti mõtleva, rahva poolt palavalt armastatud president Evelini turismitalu rent Ärma Toomas teatas Riigikogul, et Eestis olevat maad võtnud poliitilise moraali kriis. Avaldas Mikser arvamust, et kõik poliitikud polevatki kaabakad. Kindlasti oli vaja Ärma Toomasele vastu vaielda, sest iga kord, kui too võtab sõna poliitilise moraalsuse või isegi mingi täiesti kõrvalisel teemal, päästab see valla valesti mõtleva lihtrahva seas pahameele tormi. Lihtrahvas ei oska millegi pärast aru saada sellest, et Ärma Toomase osavad ametikorterite erastamise tehingud ja Evelini turismitalu ülalpidamine maksumaksjate kulu on täielikult Eesti poliitilise moraalsuse normis. Mõned pahatahtlikud isegi kahtlevad Ärma Toomase aususes. Kuigi neil pole võimalik esitada mingit tõendit, väidavad nad, et Ärma Toomas valetas, kui ta ametlikult kinnitas, et ta pole oma ametis oleku ajal ühtegi päeva puhkust võtnud. Pahatahtlike inimeste keelepeksu tõttu oligi vaja salastada 75 aastaks ta 5 aasta puhkuseraha kasseerimine. Mikser on omale seevastu suutnud luua lihtrahva hulgas efektiivse poliitiku imago. Enne kui ta sai sotsidelt parema pakkumise, oli ta lojaalne ja efektiivne keskerakondlane.
Näiteks aitas ta ajakirjanduse väitel sisendada Tallinna linnavalitsuse arvutisse tagajärgi rahvaküsitlusest Keskerakonna pooldajate kohta, mis olid parteile sobivamad kui tõelised tagajärjed. Ta pakkus ka välja idee liituda Rahvaliiduga, väites, et kui kesikud ja rahvaliitlased ühinevad, pääseks tugevamalt mõjule kahe erakonna ühine sotsiaalregionaalne hooliv mõttejõud. See polnud mingil juhul Mikseri süü, et just pärast suurepärase idee väljapakkumist jäid Rahvaliidu juhtpoliitikud vahele sotsiaalregionaalse hooliva mõttejõu tagajärjel lahvatanud maade vahetamise skandaaliga. See muidugi ei tõenda, et kõik poliitikud on kaabakad, aga samas ka mitte Mikseri arvamust, et kõik poliitikud pole kaabakad. Nüüd, kus Mikser on tõusnud sotside juhiks, pakkus ta välja veelgi parema idee – liituda Vene erakonnaga. Ta suurte paljuparteiliste kogemustega parteikaaslane Jaak Allik, truu alamliku veripunase kommunisti Olga Lauristini poeg ja endine Eesti kommunistliku partei Viljandi rajoonikomitee esimene sekretär, aitas ideed populariseerida venekeelses kolmnurga saates. Ta andis venelastele mõista, et kõikidel Laari valitsuse poolt Eestisse põlistatud Vene okupantidel, kes kohe pärast taas iseseisvumist kodakondsust ei saanud, peaks nüüd olema selleks õigus. Sotsid tõendasid venelastele piiramatu kodakondsuse pakkumise, et Mikser ei oleks üks neist moraali lagedatest poliitikutest, kes vahetavad oma tõekspidamisi iga kord, kui nad parteid vahetavad. Ta on säilitanud täieliku lojaalsuse oma endise suure juhi Edgar Savisaare kodakondsuse nullvariandile. Kahjuks on Mikser aga avanud Pandora laeka oma arvamusega poliitikute kaabaklusest. Pandora oli esimene naine, nagu teavad need, kes piibli asemel peavad tõeks iidseid Kreeka usundeid. Kõik jumalad andsid talle midagi, mis tegi ta meeldivaks, eriti meistele. Talle anti aga ka laegas, kuhu iga jumal paigutas midagi halba. Seda tal keelati avada. Nii nagu Eeva ei suutnud jätta õuna maitsmata, ei suutnud Pandora vastu panna kiusatusele paotada laeka kaant. Seetõttu vaevlebki nüüd maailm ja isegi geniaalne Eesti partokraatlik valitsus tihtipeale hädades. Kui Mikser väitis, et kõik Eesti poliitikud ei ole kaabakad, siis avasta Pandora laeka, mis vallandas ohjeldamatu vaidluse selle kohta, kes on need, kes ei ole. Veelgi raskemaks tegi see üksmeele saavutamise kaabakate osakaalust Eesti parteides ja poliitikas. Ajakirjanduses avaldatud kommentaaridest nähtub, et suurem osa lihtrahvast arvab, et Mikseril pole õigus, kui ta ütleb, et kõik poliitikud pole kaabakad. Sellest pole aga midagi. Hoopis halvem on see, et poliitikud ja parteid on hakanud üksteise võidu argumenteerima, et teiste parteide ja poliitikute hulgas on kaabakaid rohkem kui nende hulgas. Saame aru, et mingi rivaliteet peab parteide vahel säilima, et me saaksime oma Euroopa Liidu liitlastele näida demokraatliku riigina. Aga üksteise kaabakatele näpuga näitamine ja nende kaabaklusest näidete toomine võib pikapeale hakata kõigutama meie partokraatliku riigikorda, mis on vajalik kõikidele Eesti käkikeerajatele, kogu meie poliitilise eliidile. Peame ka meeles pidama, et isegi kui mitte kõik, vaid ainult enamus poliitikatest on kaabakad, ei ole kaugeltki kõik kaabakad poliitikud. Näiteks on kaabakate osakaal väga kõrge Vene ärikate ja mafioosode hulgas, kellele me hiljuti hea hinna eest hulgaliselt elamislubasid müüsime. Neid poliitikutega ühte patta pannes võime neid solvata ja kaotada hea sissetuleku allika. Eesti käkikeerajate liit soovitab hoiduda tulevikus poliitikute kaabakluse teemal vaidluste vallandamist. Pillatud piima üle ei tasu aga pisaraid valada. Lohutame endid sellega, et Pandora laegas sisaldas peale pahade ka lootust. Lootus, nagu teame, on tihti petlik,
aga pakub siiski lohutust Mikseri poolt vallandatud vaidluse tõttu kahjustatud poliitikutele. Lootus võib isegi pakkuda lohutust rahutuks muutunud, aga mitte veel hinge heitnud lihtrahvale, kui kuulsal Kreeka riigimehel ja filosoofil Cicerol oli õigus väites, et kus on elu, on ka lootust. Eesti kohtusüsteem peab jätkama käkikeerajate huvides. Eesti partokraatlik vabariik on hästi toimiv tänu peamiselt meie geniaalsele häälte ülekande modifitseeritud jagajate jadadega D'Hondti valimissüsteemile, mille me oleme veelgi efektiivsemaks muutnud e-valimistega. See tagab meile muretult õigete inimeste võimul püsimise. Meie võimueliidi raske valitsemiskoorma kandamiseks on meil aga ka vaja hästi funktsioneerivat kohtusüsteemi. Kohtusüsteemile on meil vaja erilist tähelepanu pühendada, sest Euroopa Liidu reeglite järgi võivad Eesti elanikud, kes millegipärast meie kohtute otsustega leppida ei taha, pöörduda ka Euroopa kohtu või isegi Euroopa inimõiguste kohtu poole. Selliste pahanduste ärahoidmiseks tegi tõhusat tööd Kuku Lang, meie endine suurepärase nõukogude aegse juriidilise hariduse ja tagapõhjaga justiitsminister. Ta kohandas kunagi Gorbatšovi soovil algatatud, aga sama kiiresti hüljatud ise majandava Eesti nõndanimetatud ime-ideed meie kohtusüsteemile. Ettekäändel, et kohtud peavad end ise majandama, tõstis ta kohtukulud nii kõrgeks, et kohtusse pöördumine oma õiguste kaitseks on võimalik ainult meie jõuka võimueliidi liikmetel. Nende õigused on muidugi niigi kaitstud, seepärast ongi meil kohtuid vaja ainult lihtrahva vaos hoidmiseks. Tähtis on see, et kõrged kohtukulud hoiavad igasugused tülinorijad kohtust eemal. Näiteks, kui mõni Eesti talumees, kelle talu läks maade vahetamise käigus mõnele tublile, seda väärivale regionaalpoliitikule, tahab talu hüvitamiseks esitada 100 000 eurose nõudmise, peab ta kohe maksma 8500 eurot riigilõivu. Peale selle peab ta maksma veelgi kopsakamad advokaatide tasud ja järjest vingemad edasikaebamiskulud. Rootsis tohib kohtukulude ülemmäär olla ainult 48 eurot ja seetõttu Rootsi valitsus ei suudagi rahvast kohtu poole pöördumise õigusest võõrutada. Eestis kehtestas Kuku Lang ülemmääraks 95 867 eurot, mis on peaaegu 2000 korda suurem. See väldibki ebameeldivuse Euroopa kohtutega, sest teatavasti peab Euroopa kohtute poole pöördumiseks läbima eelnevalt kõik Eesti kohtute instantsid. Kahtlemata sobib Kuku Langi poolt Gorbatšovi ajastust laenatud imeplaan suurepäraselt efektiivse Eesti käkikeerajate huvides sujuvalt funktsioneeriva kohtusüsteemi loomiseks. Oleme seetõttu nördinud, et Riigikohtu esimees Märt Rask hakkas hiljuti seletama, et Eestis on kulukam ja raskem kohtus õigust taotleda kui üheski teises Euroopa riigis. Ta lasi selle provokatiivse avalduse paigaldada isegi ingliskeelse ajakirjanduse veergudele, väites, et meie põhiseaduse 15. paragrahv, mis ütleb, et igaühel on õigus pöörduda oma õiguste ja vabaduste rikkumise korral kohtusse, tuleks muuta, nii et see peegeldaks tõelisust. Tõelisus olevat, et ainult rikastel on see õigus. See on äärmiselt kurb, et kauaaegne võimueliidi esindaja ja kunagine eesrindlik Eesti käkikeeraja on hakanud Eesti efektiivse partokraatliku valitsuse ja võimueliidi liikmete vastu piike murdma. Kauaaegse advokaadina ja kohtunikuna peaks ta teadma, et efektiivse valitsemise huvides ei tohi me lubada igasugustel jõmmkärakatel võimueliidi liikmeid kohtuga tülitada. Kahtlustame, et ta on hakanud selliseid populistlikke avaldusi ajakirjanduses avaldama, sest ta kadestab meie kõrgepalgalisi Brüsseli eurokraate ja tahab eurokohtunikuks kandideerida ja ka ise Brüsselisse kolida.
See on muidugi arusaadav, sest viimasel ajal on mitmed kohtunikud vahele jäänud soodsate kohtuotsuste eest sobiva tasu eest võtmisega. Seetõttu on ka Eesti kohtunike hüvitistest laekuvad maksuvabad sissetulekud tublisti kahanenud. Mitmed aastad tagasi oli olukord palju parem. Kui üks rumal naiskohtunik lasi videosalvestuse teha sellest, kuidas advokaat Monika Mägi talle rahapaki üritas põue pista, said teised kohtunikud Monika Mäe süütuks tunnistada ja oma rumalat naiskolleegi korralikult nuhelda. Ajad on hakanud aga muutuma. Eks seetõttu peab ka Märt Rask oma tuleviku pärast muretsema. Eesti Käkikeerajate Liit loodab, et Rask omale peatselt hästi tasuva eurokohtuniku ameti leiab. See peaks lõpetamata populistlikud avaldused, mis võivad mitte ainult meie niigi rahutud lihtrahvast veelgi rahutumaks muuta, vaid ka meie NATO ja Euroopa liitlastel meie kohtusüsteemi vastu ebameeldivat huvi tekitada. Sellist survet oma liitlastelt pole meil enam vaja, mis sundis meid oma kauaaegseid kolleege Herman Simmi ja kapo sisekontrolli ülemat Indrek Põtra pokri pistma. Rahaautomaadid ainult sinna, kus raha. Swedbank on teinud targa otsuse eemaldada suurema osa pangaautomaatidest maakohtadest, kus inimestel niikuinii küllalt raha ei ole, et pangale küllaldast kasumi teenida. Swedbanki kõneisik Mart Siilivask teatas ajakirjanikele, et tänapäeval teevad rahakad kliendid üle 98% tehingutest läbi erinevate elektrooniliste kanalite. Ta kinnitas, et muudatused on hästi vastu võetud ning kliendid ootavad arengut just nii-öelda mugavusteenustes. Meie astume oma klientidega ühte sammu ja panustame rohkem just nende kanalite arengusse, mida kliendid eelistavad, väitis ta. Paljud maal elavad pensionärid, kel pole isegi arvuteid, kaebavad aga, et nad peavad nüüd astuma hoopis teistsugust sammu, mitmekümneid kilomeetreid, mõnikord läbi lume ja tuisu, et jõuda keskusesse, mida pangabuss 2 korda kuus külastab. Ratsionaalselt mõtlevad pankurid, samuti nagu Eesti regionaalpoliitika poliitikud, ei saa aga arvestada majanduslikult ja riiklikult ebatähtsate maainimeste vajadustega. Otsuseid peavad pankurid tegema kasumi teenimise ja poliitikud võimul püsimise kaalutlustel. Sellest lähtudes teataski panga esindaja, et tööle jäetakse riigikogulaste jaoks mõeldud automaat Toompea lossis. Raha liigub kahtlemata Toompeal 1 ruutkilomeetri raadiuses rohkem kui 100 ruutkilomeetreid hõlmavates maakolgastes. Veelgi vajalikum on sularaha kättesaadavus riiklikult tähtsate tehingute sooritamiseks, mis leiavad aset võimukoridorides. Lihtrahvas, kes pahandab Swedbanka otsuse pärast ja kadestab meie tublit võimueliiti, ei saa aru, et sularaha polegi suurtes kogustes vaja välja võtta rahvasaadikutel, vaid hoopis rahvasaadikute külastajatel. Fotod, mida ninakad ajakirjanikud on teinud istungite ajal Riigikogu tegevusest, peaks kõikidele selgeks tegema, et tähtsam seadusandlik tegevus toimub väljaspool Riigikogu istungisaali. Et teha õigeid otsuseid Eesti majanduse arenguks ja rahva hüvanguks, peavad riigikogulased kuulama mitmesuguste huvigruppide arvamusi ja saavutama nendega kokkuleppeid, mida on võimalik teha ainult 2 silma all, kas klaasi šampusega Riigikogu bufeti kõrvalises nurgas või oma kontoris. Loomulikult on jõukatel suuäride omanike esindajatel ehk kas või elamislubade taotlejatel soov jätta riigikogulastele, kes suhtuvad arusaavalt nende ettepanekutesse, tänutäheks sobiv hüvitis. Pole ju alati ette teada, kui suur see peaks olema. Seetõttu ongi vajalik kasutada lossis asuvat sularaha automaati. Pealegi võivad külastajad, kes pungis taskutega lossis liiguvad, äratada tülikate ajakirjanike tähelepanu. Kui juhtub, et saab vähem aga läbi, kui taskutesse pakitud, oleks piinlik hakata pakkidest osa raha eemaldama. Swedbanka pankurite otsus jätta automaat Toompea lossi on seega täiesti õigustatud.
Swedbank peaks kaaluma oma Toompea klientidele arengupakkumist, mis teeb veelgi paremaks nende mugavusteenused ja mis peaasi aitaks veelgi tõsta Swedbanka kasumit. Ega küllale liiga ei tee. Soovitame paigaldada Toompea lossi sellised rahaautomaadid, mis lubavad lisaks suuremate koguste raha väljavõtmisele ka sealsetel klientidel suuremas koguses raha sisendada. Samuti nagu nende külastajatel võib meie rahva esindajatel olla piinlik ja ebamugav Riigikogu ruumes pungil taskudega ringi liikuda.